kohtusüsteemist tervikuna, ega ma ei oskagi öelda, need viimased sellised jutud, mis on nagu meediasse jõudnud, see viimatine diskussioon Riigikohtu ja Tallinna linnakohtu vahel ja idee, et kas meil peaks olema ka, et ma ei tea, üks riik, üks kohus, seda ma küll pigem ei toeta, et mulle tundub, et see on ka natuke nagu mäng, et kui nimetame teeme ainult ühe maakohtu Eestisse erinevate kohtumajadega ja eesmärk on ainult selles, et siis me saame lihtsamini Tartu kohtuasja, ma ei tea, Harjusse lükata või vastupidi. Et see esiteks pole ka päris aus ja ma ei tea, me oleme ikka suhteliselt minimaalseks nende kohtute arvu teinud, et äkki piisab. See oli üldiselt niimoodi. Aga mis puutub siis kriminaalkohtutesse, siis jah, ma olen seda meelt, et tegelikult tänane kriminaalmenetlus vajab muutmist küll. Et see, kuidas algul alustati ja kuidas nagu arvan mäletavad, kuhu loodeti jõuda, et päris seal me päral ei ole. Ma olen seda meelt siiski praegu, et kohtueelne uurimine tahaks reformimist. Meil on igasuguseid tehnilisi materjale või tehnilisi võimalusi tõendite fikseerimiseks juurde tulnud. Ma arvan, et neid igasuguseid protokolle ja kirjalikke värke võiks vähemaks jääda. Ja ma arvan, et kuna ma ei näe praegu, et päris võistlevat menetlust ükski poliitiline jõud siiski tahaks ära kaotada kriminaalmenetlusest, siis ma arvan, et võiks seda võistlevust veidi rohkem ka kohtueelsesse menetlusse tuua, rohkem kaitsjatele võimalusi ka tõendite kogumisel. Ja samal ajal ma arvan, et pole ju vajadust enam hakata kokku panema 200 või 100 köitelisi kriminaaltoimikuid, nii nagu maadevahetuse asjas tehti, kui tegelikult kohtus tehakse nagunii kohtutoimik. See tähendab, et kui see, kuidas nagu kohtusasi käib nagunii muu materjali pinnalt. Et ma arvan, et siin on oleks kõva kokkuhoiu võimalus.